Tere tulemast tagasi JNS Iraan sõjaülevaatesse. Kõigepealt operatsioon Vabadus ja Hormuzi väin. Sõtta naasmine näib praeguseks vältimatu, kuna islami režiim suurendab oma rünnakuid piirkonnas. Praegu on Iraani sõda koondunud peaaegu täielikult Hormuzi väina ümber, kus Ameerika Ühendriigid on käivitanud niinimetatud projekti Vabadus. Sõjalise operatsiooni, mille eesmärk on taas avada üks maailma tähtsamaid energiatarneteid pärast seda, kui Islami Vabariik selle tõhusalt sulges. The Wall Street Journal teatab, et operatsioon hõlmab hävituslaevu üle 100 lennuki allveesüsteeme ja umbes 15 000 USA sõjaväelast, mille eesmärk on luua Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse sõnul kaitsekilp kaubalaevanduse jaoks. USA eesmärk on lihtne, murda Islami Vabariigi kontroll väina üle, taastada meresõiduvabadus ja tõestada kaubalaevandusettevõtetele, et nad saavad Hormuzi väina kaudu liikuda, ilma et nad maksaksid Islami Vabariigile, koordineeriksid režiimiga või aktsepteeriksid selle kontrolli ülemaailmse energiavoogude üle. Rahvusvahelise õiguse, sealhulgas mereõiguse kohaselt, on Hormuzi väin rahvusvaheline veetee. Ja Islami Vabariigil puudub seaduslik õigus seda transiiti piirata, tasusid kehtestada või läbipääsu tingimusi seada, mis teeb nende tegevusest selge rikkumise ja täiendava tõendi pahatahtlikust käitumisest. Islami Vabariik nõuab vastupidist. Teheran soovib, et tema rolli väina haldamisel tunnustataks. Nad soovivad sanktsioonide leevendamist, külmutatud varade vabastamist ja sõjahüvitisi, jätkates samal ajal väina kontrolli kasutamist läbirääkimistel survevahendina. Raportid näitavad ka, et Islami Vabariik on püüdnud kehtestada teemakse ja piirata laevade läbipääsu, tugevdades veelgi oma kontrolli energiavoogude üle. Esmaspäeval muutus see vastasseis lahtiseks tulevahetuseks. Islami Vabariigi väed avasid väinas rakettide, droonide ja väikelaevadega tule USA sõjalaevade ja kaubalaevade pihta. USA keskväejuhatus vastas, hävitades vähemalt 6 Iraani kiirrünnakupaati ja tõkestades mitu USA mereväe pihta tulistatud raketti. 2 USA hävitajat ja kaubalaevad läbisid edukalt väina projekti Vabadus raames, mis on katseprojekt, et selgitada, kas ülemaailmne laevandus saab USA kaitse all jätkuda. Islami Vabariik ründas otseselt ka laevandust, sealhulgas Lõuna-Koreaga seotud alust, mis sai kahjustada, kuid inimohvreid ei olnud. Järgmisena rünnakud Pärsia lahes ja energiasõda. Samal ajal, kui kõik see toimus, laiendas Islami Vabariik oma rünnakuid väljapoole Hormuzi väina. Araabia Ühendemiraadid teatasid, et nende õhutõrje tõrjus 15 raketti, nii tiibrakette kui ka ballistilisi rakette ning 4 drooni, mille tulistas välja Islami Vabariik. Ühe droonirünnaku tagajärjel puhkes tulekahju Fujairahi naftatööstuse piirkonnas ja 3 inimest sai vigastada. Tabamuse sai ka Araabia Ühendemiraatide ADNOCiga seotud tanker. Fujairah ei ole juhuslik sihtmärk. See on üks väheseid suuri energiaekspordimarsruute, mis möödub Hormuzi väinast. Ja rünnates seda püüab Islami Vabariik kõrvaldada alternatiive ning tõsta ülemaailmseid energiahindu, et sundida rahvusvahelist kogukonda taas sõltuma veeteest, mida ta saab ähvardada ja kontrollida. Režiim ründas oma rünnakutes ka Omaanit, kus teatati rünnakust elamule ja mitmetest vigastatutest. Araabia Ühendemiraadid nimetasid rünnakuid ohtlikuks eskalatsiooniks ja ütlesid, et jätavad endale õiguse vastata. Mitmed Pärsia laheriigid ja mitmed lääneriigid mõistsid rünnakud hukka, kuid märkimisväärne on see, et Araabia liiga pole korraldanud erakorralist kohtumist ega avaldanud hukkamõistu ning piirkondlik reaktsioon on rünnakute ulatust arvestades olnud piiratud. Järgmisena Iisrael, Liibanon ja piirkondlik sõda. President Trump kaalub nüüd, kas liikuda kaitsepositsioonilt edasi ja alustada otseseid rünnakuid Islami Vabariigi objektidele. Tema peamine eesmärk on sundida režiimi tegema järeleandmisi mingis laiemas kokkuleppes, kuid eksperdid hoiatavad, et see strateegia võib olla ekslik. Nad väidavad, et Islami Vabariik seab režiimi ellujäämise kõrgemale kui majanduslikud kulud või inimohvrid ja tõenäoliselt ei reageeri ta survele tavapärastel viisidel. The Wall Street Journal teatas samuti, et strateegia eesmärk on sundida järeleandmisi tuumaküsimuses ja Hormuzi väina osas, kuid tulemus on endiselt ebakindel. Nüüd on Iisraeli seisukoht, et iga diplomaatiline lahendus peab käsitlema peamisi ohte, sealhulgas uraani rikastamise täielikku lõpetamist, toetuse lõpetamist käsilasterrorirühmitustele ja rangeid piiranguid ballistiliste rakettide programmile. Iisrael ei ole põhimõtteliselt kokkuleppe vastu, kuid ametnike hinnangul ei vasta ükski praegustest läbirääkimistest sündiv kokkulepe tõenäoliselt neile tingimustele. Iisraeli kaitseametnikud hoiatavad samuti, et otsese konflikti laiem taastumine Islami Vabariigiga on endiselt reaalne võimalus, kuna hinnangute kohaselt võid iga ajutine pingelangus kiiresti laieneda piirkondlikuks sõjaks.
Nüüd on Iisraeli kaitsevägi teatanud, et valmistub täiendavateks raketi- ja droonirünnakuteks mitmelt rindelt ning on vastavalt sellele tõstnud õhutõrjevalmidust. Samal ajal jätkub sõda Liibanonis. Iisraeli meedia teatas, et Hezbollah tulistas teisipäeva hommikul Lõuna-Liibanonis Iisraeli kaitseväe sõdurite pihta miinipilduja tuld pärast seda, kui kaitsevägi oli piirkonnas tegutsevate vägede lähedal kahtlase õhusihtmärgi tõrjunud. Ajaleht Jerusalem Post teatas samuti, et Iisraeli kaitsevägi avastas hiljuti üle 100 relva sisaldava Hezbollah relvapeidiku, samal ajal kui varasemad Hezbollah raketid, mis olid suunatud kaitseväe sõdurite pihta, kukkusid avatud aladele. Iisrael jätkab Islamivabariigi käsilaste võrgustiku nõrgestamist isegi siis, kui läbirääkimised väina ja tuumaküsimuse üle jätkuvad. Järgmine päeva teema on siserepressioon Islamivabariigis. Nad peavad sõda ka omaenda rahva vastu. Iran International, viidates ÜRO andmetele, teatab, et alates sõja algusest on vähemalt 21 inimest hukatud ja üle 4000 arreteeritud. Paljud neist on süüdistatud riikliku julgeoleku või protestidega seotud süüdistustes, on teatatud piinamisest, sunnitud ülestunnistustest ja sunniviisilistest kadumistest. Viimastel päevadel on teatatud täiendavatest hukkamistest, sealhulgas isikute puhul, keda süüdistatakse spionaažis või sidemetes Iisraeliga, ning kohtuvõim on avalikult hoiatanud, et leebust ei rakendata. Iran International teatas samuti, et Hessam Al-Adin, 40-aastane 2 lapse isa, suri pärast seda, kui julgeolekujõud olid teda väidetava Starlinki kasutamise eest internetikatkestuse vältimiseks rängalt peksnud. See on kestnud juba üle 8 nädala. Juhtum toob esile režiimi hirmu infovoogude ees ja valmisoleku kasutada surmavat jõudu isegi pelgalt suhtlusele ligipääsu pärast. Samal ajal süvenevad Iraanis majandusraskused, teated näitavad üle 70% inflatsiooni, kokkuvarisevad valuutad ja tõusvaid toiduhindu, mis kõik suurendavad rahva pahameelt. Paljud iraanlased peavad dissidentlike väljaannete ja aktivistide sõnul praegust hetke võimalikuks pöördepunktiks ning usuvad, et jätkuv sõjaline vastasseis võib režiimi nõrgestada või isegi lõpetada. Ja lõpuks antisemiitlikud rünnakud välismaal ning režiimi varisõda. See sõda ei käi ainult Pärsia lahes, Liibanonis või Islamivabariigi sees. See kandub ka juudi kogukondadesse välismaal. Sel nädalal nägime, kuidas Ühendkuningriigis pussitati 2 juuti, mida võimud uurivad kui antisemiitlikku rünnakut. See lisab kasvavaid julgeolekumuresid juudi kogukondadele üle maailma. New Yorgis soliti üleöö mitmeid sünagooge ja eramaju antisemiitlike grafititega, sealhulgas haakristide ja ähvardavate sõnumitega, mis kiitsid terrorirühmitusi. Samal ajal on Islamivabariigiga seotud rühmitus, kes nimetab end Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyaks, võtnud vastutuse mitmete antisemiitlike rünnakute eest Euroopas, sealhulgas süütamisrünnakute eest, mis olid suunatud juudi objektidele. Nad on ähvardanud edasise tegevusega nii Iisraeli kui ka lääne huvide vastu. Turvaanalüütikud ütlevad, et see peegeldab kahetist ohuolukorda. Ühelt poolt tegutsevad koordineeritud Iraaniga seotud võrgustikud ja asendusjõud, kes toimivad ametlikult laiemas hübriidsõja strateegias. Teiselt poolt on sagenenud üksiküritajate rünnakud, mida on inspireerinud propaganda ja üha teravam retoorika. Tulemuseks on kiiresti halvenev julgeolekuolukord juudi kogukondade jaoks üle kogu maailma, kus ametnikud hoiatavad, et see on ohtlik hetk, mil ülemaailmne konflikt väljendub otseselt kohaliku vägivallana. Ja see oligi tänane Iraani sõja kokkuvõte. Mina olen Emily Schroeder. Kindlasti tellige JNS, et ei jääks ilma ühestki uuendusest selle kohta, mis siin Iisraelis toimub. Kohtume järgmine kord!